Stiina rasedus on siiani kulgenud väga rahulikult. Ema ja beebi on ennast igati hästi tundnud ning kõik on kulgenud plaanipäraselt. Käes on 36. nädal. Vaatame, kuidas läheb Stiina seekordne ämmaemanda visiit. Kas sul on rasedakaart kaasas? Ja. Siin vahel, jah? Kuidas sul läinud on? Hästi, siiamaani nagu rahulik veel. Kas tervis on korras? Ja üldiselt küll, ainult kõrvetsid natuke on, aga selle ajastu saab ürenniga ja okei. Töö seal on ainult natuke raskem, aga see on vist normaalne ka. Kas see nagu uni on häiritud, et ei tule niisugust head und peale? Ei, und häirib ainult see, et mul lööb jalga närvivalu aega, et kui ma mingi vale asjandi võtan midagi sellist, et see on ilmselt sellest tita survest mingile närvipõimikule, mis annab niisuguse närvivalu, siis võib jalgadesse või ka tuharatesse anda. Kuidas sul tita liigutab? No hästi. Hästi liigutab igapäevaselt? Eile oli väga krassiivne. Igapäevaselt tunned? Ja ikka tunnen, aga mõni päev on rahulikum. Täna jälle näiteks väga harva natukene niimoodi tunksab siit. Raseduse lõpus tuleb iga päev jälgida beebi liigutusi kõhus. Iga ema tunneb oma beebit kõige paremini ning tulevane ema üldiselt teab juba beebi rütmi, millal ta on rahulikum ja millal aktiivsem. Kui beebi liigutused on järsult muutunud ning ta on tavapärasega võrreldes kas väga aktiivne või vaikne, tuleks kindlasti igaks juhuks kontrolli minna. Kuidas sul tursetega lood on? Kas turseid ka hakkab juba tulema? Väga soe on, näiteks praegu natukene on soe, siis ma tunnen, et kui ma istun tegelikult, siis küll tunnen, et jalatsed jäävad vaikselt. Aga muidu niimoodi ei ole, iga päev ei ole. Raseduse lõpus tuleb turseid sageli ette, sest raseda organismis on rohkem vedelikku ning beebi võib osaliselt lümfiringet kinni suruda ja selle tulemusena võivad käed ja jalad veidi turse minna. Tursete leevendamiseks võib tõsta jalad puusadest kõrgemale ja nii mõnda aega hoida. Kindlasti tuleb kasuks liikumine, sest see parandab lümfi ja vereringet. Iga päev tuleb juua piisavalt puhast gaseerimata vett ning ka välispidiselt mõjub vesi tursete puhul hästi. Aitavad nii jahedad jalavannid kui ka basseini sujumine. Vältida tuleks soonivaid riideid ja jalanõusid. Küll aga, kui see turse süveneb, et sa näed, et läheb järjest rohkem turse, paiste läheb ka nägu, hakkavad tekkima nägemishäired, näiteks täpid silmade ees või kõrvades hakkab kohisema või hakkab pea valutama, et siis kindlasti, et see on nüüd selline seisund, mis on ohtlik ja sellisel juhul tuleb kindlasti pöörduda rasedate vastuvõttu ennast näitama. Et sellel juhul siis kontrollitakse üle vererõhk, uriiniproov, et vaadatakse, ega ei ole vererõhk läinud kõrgeks ja uriinivalku ei ole tulnud. Et mõõdame siis täna sul ka ära vererõhu, et vaatame, kuidas vererõhk on. No vererõhk on täiesti korras, nii et 99/68, et suhteliselt siukene tavaline vererõhk, nagu sul on kogu aeg olnud. Võtame selle ära. Lähme siis kušeti peale ka. Kuidas sulle tundub, et kuidas see kõht kasvab sul? Mina ei saa midagi aru. Ei saa midagi aru, et läheks suuremaks. Ma unustan kogu aeg ära, et mul see kõht üldse on. Ausalt, jah? Riided mahuvad kõik selga ja... See on teinekord, et imestan, et huvita, miks mul see pusa küll eest kinni läheb. Ausalt, jah? No emakas on küll väga ilusti kasvanud, nii et emakas on praegu 36 sentimeetrit, nii et vastab kenasti siis praegustele rasedusnädalatele. Katsume korra, mismoodi see titakene siin on ka. Et tital on pea all. Selg on siis praegu tital siia vasakule poole. Peppu on siia ülesse ja käed-jalad jäävad siis paremale poole. Et praegu on see rasedus juba sellises järgus, et tita enam suure tõenäosusega enam ümber ei keera, sest ta on juba nii palju suur seal, et seda keeramise ruumi on jäänud juba nii palju väheks, et nüüd ta ikkagi jääb juba pea alaspidi. Nii, tita südametoonid ilusti regulaarsed. Praegu siis kiirusega 132 korda minutis. Alates raseduse 24. nädalast tuleb enne igat ämmaemanda visiiti viia uriiniproov. Lisaks on ette nähtud raseduse lõpupoole vereanalüüsid. Vajalik on lisaks muudele näitajatele kontrollida, kas hemoglobiin on piisavalt kõrge. Kui siiani on Stiina käinud ämmaemanda juures umbes kord kuus, siis alates 36. nädalast toimuvad visiidid 2 nädala järel ning peale tähtaja mööduvist kord nädalas. 36. nädalal sündides oleks beebi veel enneaegna, seega kui algavad regulaarsed tuhud, tekib veritsus või puhkevad looteveed,
tuleb pöörduda koheselt sünnitusmaja erakorralisse vastuvõttu. Raseduse lõpus esineb siiski sageli valutuid ja ebaregulaarseid emaka kokkutõmbeid. Need on ohutud ja aitavad emaka kaela sünnituseks ette valmistada. On sul äkki mingeid küsimusi veel? Jaa, et äkki sa tuleksid ja aitaksid meil beebi ilmale tuua. Et tuleksin ikka hea meelega, et sünnitustähtaeg on meil umbes 6 aja pärast. Et siis ma annaksin kaasa sellise sünnitusplaani lehe, kus on siis minu soovid sünnituseks, kus sa mõttes saad läbi käia kogu selle sünnitusprotsessi, mõelda enda jaoks läbi erinevad variandid ja võimalused, mis teeksid selle sünnituse sinu jaoks mugavamaks, turvalisemaks, missuguseid näiteks valuvaigistid sa sooviksid või sooviks või missugusi asendeid sa sooviksid proovida või mida ei sooviks proovida või kas sa sooviksid vette proovida sünnitada või oleks vesi sinu jaoks välistatud variante. Sünnitusplaani täitmine on täiesti vabatahtlik, aga meie soovitame seda teha, sest läbi selle saab tulevane ema oma mõtted, soovid ja eelistused sünnitusest läbi mõelda ning võib-olla kaovad läbi sellega mõned naisele muret tekitanud hirmud. On sul äkki küsimusi midagi nüüd selle sünnitusplaani või sünnituse kohta või sai nüüd enam-vähem kõik küsimused läbi arutatud? Just, et siis 2 nädala pärast, kui sa oled ilusti jõudnud seda lugeda ja mõelda selle peale, et siis saame seda ka arutada. Olgu, et teeme siis nii, et kasvage ilusti edasi ja 2 nädala pärast teiega kohtume, et rasedakaart ka kaasa ja analüüsid siis paar päeva enne järgmist visiiti, et siis visiidipäevaks jõuavad vastused ka minuni, et siis saame need ka üle vaadata. Suur tänu. Olgu, aga kõike head teile. Kohtumiseni. Meie aga kohtume Stiina ja Reigaga uuesti juba nädala pärast, kus me saadame Stiina rasedate joogasse.